Trennikõne. Ja tervist kõigile ja tagasi me jälle oleme. Järjekordne trennikõne osa läheb laivi ning täna on selles mõttes, nagu mulle meeldib öelda, et iga kord on selles mõttes huvitav osa, et on uus inimene, täna meil eriti huvitav inimene. Ja ma arvan, et paljud on väga huvitatud seda kuulama, ehk siis täna meil on selline ikka trenni teemaline saade nagu alati, aga midagi kõrvalt juurde ja täna meil on siin üks väga populaarne laulumees külas. Tere Ott! Tervist! Aitäh kutsumast! Suur tänu, et sa leidsid aega siia tulla. Et tegelikult me oleme seda päris pikalt planeerinud. Et enne seda, kui podcasti formaat muutus, juba sai juttu tehtud, aga siis ta kuidagi sinna jäi ja siis, kui see asi nüüd läks veidi uhkemaks, siis ma ikkagi kasutasin uuesti seda võimalust, et sinuga ära rääkida see asi. Et siin tegelikult, nagu paljude külalistega isiklikul tasandil ma ei tea, aga ometigi teatud olukordades ma puutun sinuga kokku küll, eks ole, et näeme, et ja miks sa siin oled, ongi osaliselt see, et sina oled trennimees ka. Et ongi see, et räägime siis sellest, et kuidas laulumehe elu on kogu see sinu evolutsioon, aga siis vaatame, et kuidas näiteks see trenni tegemine läheb selle laulumehe elustiili juurde nii-öelda. Aga räägi mulle, kui palju, kas sa oled üldse varem mingites podcastides käinud? Ma väga tihti ei ole käinud selles mõttes, on küll kutsutud, aga kuidagi tõesti see ajagraafik on olnud selline, et tihti need kutsed on saabunudki kas siin suvel või aasta lõpu poole ja siis on need esinemisgraafikud väga tihedad, et neid kontserte on väga palju suisa vahel isegi igapäevaselt ja siis ta kuidagi on väga raske leida nii-öelda neid ühiseid aegu, aga praegu selline sügisperiood on tavaliselt natukene rahulikum, kus siis saab tegeleda ka muude asjadega, et sealhulgas ka rohkem trenniga. Et kui rääkidagi näiteks sellest suveperioodist, siis ka tegelikult esinemisgraafiku tõttu jääb võib-olla see trennis käimissagedus natukene harvemaks, et kuna lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua, et kui sul on ikkagi ütleme, suhteliselt iga päev on kuskil erinevas Eestimaa otsas esinemised, siis see tähendab juba seda, et sa juba tegelikult, näiteks ütleme, kui sul on kuskil Lõuna-Eestis esinemine, siis see tähendab seda, et sa hakkad juba suhteliselt hommikul sinna liikuma, et sul on vaja teha seal, esiteks on see sõiduaeg sinna pikk, teiseks on see soundcheck vaja seal teha, et kõik asjad töötaks, kõlarid, mikrofonid, kõik see heli oleks seal paigas publiku jaoks, siis on see ootamismoment, eks ole, et sa ootad paar tundi seda kontserti algust seal ja siis on see kontsert ise, mis kestab, ütleme, selline ka tund-poolteist ja siis on asjad kokku ja siis on tagasisõit, eks ole, ehk siis sa jõuad tagasi koju võib-olla alles kuskil suhteliselt öösel. Ja suvel, ütleme, rääkideski juuni, juuli, august, siis see periood on ikkagi suhteliselt tihe, nii et seal vahel väga kuskil nagu trenni teha, ütleme, see aeg jääb suhteliselt üürikeseks sageli seal. Ja teine periood selline on siis jõulud ja uusaasta detsembrikuu, kus on samamoodi, on hästi palju erinevaid kontserte, on firmaüritusi, mis kutsuvad omale esinejaid ja igasugused erinevad jõulukontserdid. Ja siis on jälle taaskord selline, siuke aasta alguse periood on rahulikum, selline jaanuar-veebruar on siis jälle see, kus sa saad nagu natukene, vaba aega on rohkem ja jälle rohkem võib-olla trennile keskenduda. Aga eks ma olen ikkagi sellist tüüpi inimene, et rääkides trennist, siis ma ikkagi tavaliselt, 4 ma katsun ikkagi sinna kuidagi jõuda, et kui on näiteks tõesti kuskil teises linnas esinemine, olen välja uurinud, kus kohas on mingisugused spordiklubid seal vahepeal, ütleme, soundchecki esinemise vahepeal, kui on paar tundi aega, olen võtnud spordiriided kaasa, läinudki kohalikku sinna kuhugi jõusaali või spordiklubisse ja teinud ikkagi selle trenni ära, et minu jaoks on see nagu see trennis käimine kuidagi hoiab mind nagu selles mõttes vee peal, et ta on nagu kuidagi, see ütleme, et ma olen ikka kuidagi õppinud aastatega seda, et ütleme, terves kehas on sul ikkagi ka see terve vaim, et see kuidagi aitab nagu selles mõttes ka psühholoogiliselt kuidagi vee peal püsida see trennis käimine. Eks seda ta kipub tegema, jah, aga just hästi huvitav oli see, mis sa praegu ennem ütlesid, et võib-olla mina ka nii-öelda
niivõrd kuivõrd asjakauge inimesena just artisti mõttes ja teised inimesed ka, et võib-olla ei pruugitagi selle peale üldse mõelda, et no mis seal ikka on, lähed, sõidad, teed oma lava peal oma asja ära, tuled tagasi, aga tegelikult siis ikkagi kogu päev kulub selle peale ära, et sa oled nagu, sul on mingi oma tiim ja sa oled siis nagu osa sellest tiimist ja te kõik nagu toimetate koos siis, jah? Ja ütleme, et kui on ikkagi, ütleme, kuhugi teise Eesti otsa sõitmine, siis ikkagi läheb suhteliselt terve päev ära, jah. Muidugi on ka esinemisi ju siin samas lähedal, ütleme, kas Tallinnas või siin Tallinna lähedal, et kus sul on ikkagi päev on vaba ja siis õhtul lähed, teed oma soundchecki ja lähed esined, eks ole, aga ütleme jah, kui on sellised pikemad otsad, siis meil on ikkagi terve tiim, jah, ütleme, kui on nagu bändiga esinemis, meil on bändiliikmed, meil on helimees, meil on tehnikud, kes aitavad asjad kõik püsti panna, pärast maha võtta, et minek on tavaliselt sellise bussiga ja ikkagi seal on jah, oma lisaks minule on oma sükene 5-6 inimest veel seotud selle asjaga. Aga niimoodi on võimalik siis nagu järjestikustel päevadel käia ja paugutada niimoodi? Või ei ole nii, et järgmine päev on nii-öelda kumm maas ja on vaja natuke taastuda? See kõik ju, see kõik sõltub, on ka päevi, kus sul on mitu esinemist, jah. Et suvel on eriti, et kus sul ongi, sa teed, ütleme, ühes kohas esined ära, lähed kohe järgmisse kohta esinema, et minu puhul on veel ka tegelikult neid ütleme neid versioone või variante, kuidas ma esinen, on mitmeid, et ma käin tavaliselt esinen kas siis üksi klaveriga, käin esinen mina koos klaveriga pluss kitarrist, siis mul on selline instrumentaalvokaalansambel, selline 4-liikmeline ja siis on veel bänd. Et minul on neid variante on hästi erinevaid, et muidugi kui on siuke üksi klaveriga esinemine, siis on ta natuke lihtsam, et tavaliselt lähmegi kas siis helimehe ja mõne teise tehnikuga kohale ja teeme selle esinemise ära, aga üleüldiselt ikkagi jah, et kui on kuhugi teise Eesti otsa minek, siis on ikkagi läheb ikkagi suhteliselt terve päev ära, jah. Aga kuidas nagu artistidel üldse on olnud, vaata, kui me vaatame viimaseid aastaid ka, et mõtleme, et kui see koroona oli, eks ole, siis vist räägiti, et artistidel on ka keeruline, enne seda vist oli nii-öelda lihtsam, sul on päris pikk nagu see karjäär ka olnud, et nii-öelda enne seda koroonat vist, et kui sa nagu, ja praegu igast kriisid ka, et üldse nagu ei näe seda nagu lõppu tulevat, et kuidas nagu see sind, aga ka nagu sinu kolleege on nagu mõjutanud kogu seda artistide nagu kogukonda? No eks see koroonaaeg ikkagi jah, selles mõttes pani ju kõigile korraliku põntsu, et ja siin ju, kui mälu mind ei peta, siis eelmisel aastal ju samal ajal olid ikkagi piirangud veel peal, et tegelikult suvel ka olen ka siin teiste oma kolleegidega rääkinud, et ju siin kevadel või maikuus ikkagi käis ka väga intensiivne jutt just selle kohta, et ka sel sügisel lähevad kõik kohad kinni ja tänu sellele ka kõik minu kolleegid ja sealhulgas ma ka ise, me ikkagi üritasime nii palju esineda ja teha kui võimalik, et selles kartuses, et sügisel läheb jälle kinni kõik. Aga õnneks niimoodi ei läinud ja on saanud ka sügisel esineda ja nüüd loodetavasti ikkagi selliseid piiranguid enam selles mastaabis ei tule. Et aga eks ta on ikka mõjutanud, ütleme meie just nagu artistide võib-olla vaatevinklist rääkides, et me oleme hästi sellise liikuva eluviisiga harjunud, sul on kogu aeg suht iga päev on kontsert, sa kogu aeg kuhugi lähed, sa kogu aeg midagi teed, et sa kuskil kogu aeg lähed esined, kogu aeg kuhugi sõidad, teed mingit proovi, oled kuskil ja ühel hetkel seda ei ole, eks ole, et sul on nagu hästi palju vaba aega ja siis sa nagu mõtledki, et kuidagi tekkiski, mul oli ka tihti, ütleme kodus selline, keerutad neid sõrmi omavahel ja mõtled, et mis ma siis nagu oma tänase päevaga nagu teen. et muidugi see loominguga tegelemine on ka oluline, tegelesin loominguga, harjutasin pilli, katsusin ikkagi nii palju liikuda kui võimalik, aga ega tõsi on see, et ega see iga päev ka ei jaksa selle loominguga tegeleda, eks ole, et okei, et seal võib-olla mõned päevad nädalas seal midagi sa üritad seal võib-olla teha ja ongi, aga lõpuks ikkagi, kui sul on ikka kuude kaupa, selles mõttes ei ole esinemisi ja sa oled nagu suhteliselt, see elurütm, mis sul vanasti oli, on hoopis teistsugune, siis ta ikkagi natuke, lõpuks on juba muutub selliseks nagu natuke närivaks, et nüüd juba võiks midagi teha. Ja minul oli kuidagi eriti, et ma olen selline inimene, kes on kuidagi hästi harjunud
just viimased 10 aastat ma olen kuidagi saanud selle trennirütmi omale nii elu igapäevaseks osaks, et minu jaoks on see trenn niivõrd oluline, et ma saan mitu korda nädalas teha oma trenni. Ja see ikkagi tegelikult oli minu jaoks päris selline raske, kui need spordisaalid ja kõik need trennivõimalused nagu kinni pandi, sellepärast et ma ei ole suurem asi mingi jooksu inimene ja ütleme, niisugune rattaga sõitja inimene ja jalutada mul meeldib, aga või kuidagi see, et ma nüüd hakkan kodus seal ise mingisuguste kangide või hantlitega või mingite nende kummidega seal kuidagi ukse peal tegema, et ma ei ole nagu päris seda tüüpi inimene ja minu jaoks oli see natukene selline ühest küljest ma sain aru muidugi, et kogu ühiskond peab panustama sellele jah, et see niisugune aeg oli, aga teisest nurgast see ikkagi mõjus natukene nagu ruineerivalt, et ma üritasin küll käia jooksmas ja rattaga sõitmas, aga see ei ole ikkagi päris see, et ma kuidagi see spordisaalis ja eriti just jõusaalis käimine on minu jaoks kuidagi selline nii siuke see oli minu jaoks kuidagi nii selline tavaline igapäeva osa, et kui ühel hetkel sul võetaksegi ära esinemine ja siis see trenni tegemine, siis on kuidagi väga nagu sa oledki sellises natuke nagu nõutus olukorras, eks ole. Aga õnneks see nagu väga selles mõttes pikalt ei kestnud ja eks ma ikkagi leidsin omale erinevaid lahendusi, et ikkagi kuidagi suutsin ennast nagu tegevuses hoida, aga ütleme jah, et võib-olla see koroonaaeg on nagu selline, mida ma usun mitte keegi meist rohkem ei tahaks kogeda, just need piirangud ja need sellised mastaabid, mis olid. Tõsi ta on selles mõttes, et trenn paratamatult tal on nagu meeleolu reguleeriv mõju ja kui see inimestelt ära võtta, see kindlasti mõjutas oluliselt palju. Loomulikult mingid trennifanatid, kusjuures koroonaaeg on toonud väga palju esile kodujõusaalide ehitamist, kes vähegi saib, tegi endale mingi nurga ja tõstis seal või siis mingid kambad käisid kuskil kas keldris või garaažiboksis midagi tegemas. Aga selles mõttes ma samastun sinuga, et olgugi, et mina nagu elupõlinest nagu trenni inimene, eks ole, aga samamoodi mina olin see vend, kes taris endale kangi nii-öelda koju, kui mul seda kodujõusaali nurka ei olnud selline lühike kang, ikka üksjagu ta mahutas sinna peale ja kummid asjad ka ja mäletan esimene nädal, kui kõik läks nende kinni, siis oli hurraa, et ma ei pea midagi muud tegema, ma saan ainult trenni teha. 6 päeva tegid järjest trenni. Järgmine nädal tegid nii, et 3 päeva tegid, 1 ei teinud. Siis ülejärgmine nädal oli ülepäeviti, ja siis tuli mõte, et teeks võib-olla vaba nädala ja niimoodi ta ära vajuski, et vahet pole, kes sa oled, kui kõva trennimees sa oled, ikka hakkab raske nii-öelda, et kui sa ei saa selles seltskonnas olla ja sa ei saa seda melu kogeda, võib-olla inimestega suhelda või ainuüksi teiste inimeste keskel olla. Ja absoluutselt ja teine asi on ju ka näiteks minu jaoks on väga oluline just nagu jõusaalis see kuidagi see mitmekesisus, et ma saangi mingisuguseid erinevaid nagu mis iganes erinevaid, seal on ju igast erinevad masinad, trenažöörid, asjad, mille peal sa saad oma neid igasuguseid harjutusi ja asju teha, et minu jaoks on ka nagu väga oluline see, et mul on nagu see valiku võimalus, eks ole, et kui sul on kodus ongi need mõned kangid ja ütleme need mõned nöörid, mida sa saad sealt ukse pealt tõmmata, et sul ikkagi tekib see mingisugune selline, vähemalt minul, ma tean, mul tekiks see selline nagu, tuleks hästi kähku see rutiin või et ma nagu ei jaksa neid samu harjutusi kogu aeg teha või võib-olla ma olen ka niivõrd selles mõttes vaimuvaene inimene, et ma ei oska võib-olla nii hästi kombineerida neid erinevaid harjutusi, aga minu jaoks on ka jah, väga, väga oluline ikkagi see, et ma kuidagi ma saan käia ja kuidagi mul on seda valikut ja mul on seda ruumi ja mul on seda kuidagi, ongi täpselt, sa saad nagu inimeste keskel olla ja see on mingil määral ka niisugune sotsiaalne tegevus, eks ole, et ja sa saad kuidagi neid oma mõtteid mõelda ja kodus on ikkagi ju see, et ongi, teed seal oma trenni, vahepeal seal ikka, lähen teen omale tassi kohvi, eks ole, või mis iganes, lähen vaatan vahepeal mingisugust seriaali või saadet, et see ei ole... Kassa ja baasi maha. Täpselt jah, et see ei ole nagu see, see ei ole nagu see, et selles mõttes oli jah, see koroonaaeg oli natuke vähe keerulisem, jah. Aga selles mõttes selle trenni tegemise juurde, kuidas sa sinna jõudsid, selle juurde me jõuame, aga veel lõpetuseks siin sissejuhatuse juurde veel seda, et kui me nendest kriisidest rääkisime, et ühelt poolt koroona, eks ole, nüüd on see energiakriis, majandus langeb ja nii edasi, et kas sellist nagu ohtu või nagu häda juba on ka juhtunud näiteks, et on
kontsert nagu ette planeeritud või kokku lepitud ja siis öeldakse näiteks, et kuuled, et praegu on natuke kitsas, et võib ära jääda või midagi sellist. Või sellist häda ikkagi ei ole? No ütleme, kui nüüd koroonaaeg oli, siis oli küll väga tihti tuli ette olukordi, kus pandi, kus juba kontsert oli kokku lepitud, kõik oli paigas, tingimused kõik olid paigas kokku lepitud ja kontsert oli välja reklaamitud ja siis ütleme tõesti mõned päevad varem teatati, et ikkagi kahjuks me ei saa seda teha, näiteks, et kui oli mingisugune erakontsert, ütleme mõni firma kutsus oma ütleme, mingisugusele jõulupeole või kuhu iganes kutsus esinema, siis ikkagi väga tihti tuli ette sellist kõnet, et meil on keegi haigestunud ja me ei saa tänu sellele, meil on firmas on see koroonakolle ja me ei saa kahjuks seda kontserti läbi viia ja nii edasi. Et selliseid koroona ajal äraütlemisi tuli väga palju aga ütleme nüüd seoses selle energiakriisi ja majanduslangusega ma ei ole nüüd seda niivõrd palju täheldanud, ma pean ütlema, et ma ei ole ka sellel teemal veel suhelnud, ma ise, ütleme, enda esinemisi otseselt ise füüsiliselt kokku ei lepi, et mul on olemas manager, kes sellega tegeleb ja see on tegelikult väga huvitav küsimus, et ma ei ole ise otseselt selle peale nüüd mõelnud, et kas see on kuidagi jõudnud, see energiakriis on jõudnud ka kuidagi nüüd siis sellesse muusikatööstusesse või siis sellesse meelelahutustööstusesse nii-öelda. Et selles mõttes on mul praegu väga keeruline sellele küsimusele vastata, aga ma usun, et energia on ju selline asi, mis tahes-tahtmata mõjutab absoluutselt iga meie eluvaldkonda ja kindlasti mõjutab see ka muusika ja üleüldse laiemas mõttes seda meelelahutusvaldkonda Eestis, et ta kindlasti mingil määral mõjutab. Aga konkreetselt nüüd sellist näidet, et keegi ütleks, et me jätame kahjuks kontserti ära sellepärast, et kahjuks meil oli ikkagi see eelmise kuu elektriarve niivõrd suur, et kahjuks meil ei ole seda võimalik nüüd sellel kuul seda kontserti teha, et võt sellist konkreetset näidet ma praegu tuua ei oska, aga eks ta mingil määral kindlasti kuidagi võib mõjutada. Loodame ära ei sõnu, et ühel hetkel läheb akustiline kontsert väga popiks, et vähem tulesi-vilesi, mitte nii palju kõlareid, mis nagu mürtsuksid, vaata, et siis võtab vähem energiat. Ma ei oska öelda, jah, eks ta on selles mõttes ju veel suhteliselt nagu ikkagi uus asi veel ju siin meil, et võtab hoogu. Eks ta veel võtab hoogu ja võib-olla need sellised järelmõjud alles hakkavad kuidagi inimesteni jõudma, et eks tulevik näitab, mis see energiakriis ja need kõrged energiahinnad meile toovad. Aga räägime nüüd siis nii-öelda sinust nagu või sellest sinu, kuidas ma ütlen, evolutsioonist või arengust, et alguses nagu läbi selle lauluprisma ja pärast siis nagu jõuame põhjalikumalt trenni juurde, et kui mina nagu mõtlen praegu sinu peale, siis väga paljud teisedki inimesed tõenäoliselt samastuvad, et esimest korda vist mina nägin sind seal samas Superstaari saates, mille sa vist, ma mäletan veel mäekõrguselt võitsid isegi, see mingisugune selline kommentaar oli seal juures, et puhas töö, midagi sellist. Aga siis mingi saade vist oli sinuga ka tehtud, kus näidati mingisugust sellist lõiku, kus sa päris lapsena juba laulsid tegelikult. Et võib-olla äkki sa korraks natukene käid läbi selle perioodi, et kuidas sa üldse selle laulu juurde jõudsid, et mis nagu siis seal sai juhtuda, et su fookus just selle juurde läks ja milline nagu oli see sinu areng siis näiteks, paneme verstapostiks selle Superstaari saate, et milline oli sinu nagu laul ja selline toimetamine karjäär enne Superstaari saadet ja mis siis pärast näiteks juhtus, kas see oli mingi hüppelaud ka või? No jah, mina olen kuidagi muusikaga juba olnud suures kokkupuutes sünnist saati. Et minu ema on ju muusikapedagoog ja oli ka siis muusikapedagoog, kui mina sündisin, nii et see muusika ja see laulmine on kogu aeg käinud minuga kaasas, et mul ema on isegi öelnud, et ma olevat hakanud enne laulma kui rääkima ja et see muusika on kogu aeg nagu elu osa olnud ja väikse lapsena ma kuidagi kunagi ei mõelnud selle peale, et nüüd see muusika võiks olla ka midagi sellist, mis toob sulle leiva lauale, et väikse lapsena sa ju ikkagi tahtsid saada seal
noh, üks aasta tahtsid saada politseinikuks, teine aasta päästjaks, eks ole, 3. aastal arstiks ja kõik nii edasi, et aga see muusika oli nagu kogu aeg seal kõrval, ta oli nagu nii loomulik elu osa, et oligi, et igal vabal momendil ma ümisesin midagi, ma kuskil midagi laulsin, ma tegin, et oli nagu kuidagi, see on olnud eluaeg nii suur osa minust kuidagi, minu identiteedist ja minust kui inimesest on see muusika olnud, see on kogu aeg nagu seal olemas olnud ja kuidagi kõik on nagu läinud selles mõttes nagu minu jaoks nagu loomuliku rada pidi, kui rääkida sellest lapsepõlve teemast ja üldse, kuidas ma sattusin sinna nagu, mul olid ju jah, nagu sa väga õieti sa ütlesid, et sa mäletad mingisuguseid selliseid klippe, kus ma väikse lapsena juba laulsin seal kuskil televisioonis, et jah, kuskil 7-8-aastase poisikesena mul siis avanes võimalus salvestada lastelaulu kassetid, et kuna ma olin selline väikse lapsena selline ilmekas luuletuste lugeja, siis kuidagi ühel aktusel, kooliaktusel siis üks härrasmees, kelle nimi on siis Emil Oja, tema tegeles tollel ajal, ta oli Eesti ühe kuulsa countrybändi nimega Beargrass manager ja temal tuli selline huvitav idee, et teha sellised lastelaulu kassetid, kus siis mina loen luuletusi ja laulan ja siis seal on erinevad külalissolistid, kes samamoodi laulavad lastelaule, siis ütleme niisugused tuntud Eesti lauljad ja muusikud, kes siis sinna vahele laulavad ka mingisuguseid lastelaule. Ja kokku siis jah, andsin välja 4 lastelaulu kassetti, siis aastatel 1995–1996 ja sealt edasi ma kuidagi sattusin ka teatrisse mängima, et sain mängida 3 vanalinna stuudio etenduses ja 1 draamateatri etenduses, et ka päris suuri rolle, et ma jah, tegelikult mul oli ka juba noore poisina, väikse lapsena võimalus saada nagu maitsta seda Eesti nii-öelda siis sellist skeenet. Jah, seda sükest Eesti sükest meelelahutusmaailma nagu kui nii võib öelda, eks ole üldse, et ma juba väikse lapsena puutusin sellega kokku aga jah, siis kui mul see asi hakkas kõik segama juba koolielu ja kõik oli vaja, koolis ei saanud enam käia, sest oli vaja käia esinemas ja stuudios lindistamas ja pidin võtma järeleaitamistunde ja ühesõnaga see hakkas mul nagu lapsepõlve ja kõike seda asja hakkas segama ja siis mul ema nagu lõpetas selle asja ära lihtsalt, et ütles, et poiss peab saama natuke lapsepõlve ka ikkagi nautida ja sealt edasi tulid juba muusikakoolid ja asjad ja ütleme, siis ma läksin laste muusikakooli, õppisin klaverit, sealt kõrvalt tegelesin samamoodi muusikaga kogu aeg ja aastal 2006 astusin ma Georg Otsa nimelisse muusikakooli, sain sisse siis pop-jazz laulu ja sealt edasi suundusin, sain kuidagi läbi mingisuguse konkurssi sellisesse muusikali esinema taustalauljana nagu Linnaalis oli niisugune muusikal nimega Fame ja seal ma tutvusin Maikeniga, kes siis tegi sellel ajal juba VAF-kooli, siis ma läksin VAF-kooli, seal hakkasin laulmist õppima ja siis sealt oli juba see Superstaari saade, võimalus minna Superstaari saatesse ja siis jah, alates sellest Superstaari saatest ma olen nagu uuesti siis nii-öelda võimalikult aktiivselt üritanud siin Eesti muusikamaastikul nagu tegutseda, et see Superstaari saade on jah, kindlasti olnud üks väga-väga suur selline hüppelava ja sealt nagu nii-öelda, minu jaoks oli sinna saatesse minek ikkagi nagu elu muutev kogemus, et ma arvan, et kui ma poleks sinna läinud, siis ma istuks ka täna siin, et jah, ja sealt edasi on ta kõik läinud nii, nagu ta on läinud. Aga selles suhtes siis, kui sinna saatesse läksid, siis
sul oli ikka päris hea treenitus ja põhi nagu all. Et kui sa nagu sinna läksid, et vaata, paljud värisesid seal ukse taga, et oi, mis ma küll saan edasi või mitte, kas sul oli ka selline tunne, et äkki ei tule välja või ikkagi oli päris hea kindlustunne sees, ma nüüd lähen ja siin toimetan ringi? Ei, no eks ma olin ikkagi ka selles mõttes hästi ebakindel ja just noore poisina seal, ütleme just see Superstaari saate, just kui ma sinna konkursisse läksin ja olid need castingud ja olid need konkursid üldse sinna saatesse pääsemiseks, ma ikkagi mäletan, et ma seal ukse taga vägagi värisesin ja siiamaani ma tean aeg-ajalt TV3-s või kuskil jookseb see klipp, kus ma seal esinen seal selle kollase lehe saamiseks esinen Rein Rannapi, Maarja-Liis Ilusa ja Mihkel Raua ees, et ma olin seal ikkagi väga närvis ja nad seal mind ikkagi korralikult seal nagu võtsid ette ka, et nad lasid mul seal ikkagi laulda mitu lugu ja lõpuks siis suure vaevaga ma selle kollase kaardi seal sain. Et noh, jah, mul niisugust laulmiskogemust nagu oli, aga ma olin ikkagi hästi selline tagasihoidlik ja ma olin kuidagi pigem selline, noh, mis nüüd mina ja kuidagi sihuke, noh, olin pigem selline mitte esile tükkiv, et noh, siis kui kuidagi võimalus avanes, teised olid ära esinenud, siis ma tavaliselt läksin ja esinesin ka, eks ole, et aga ma ei olnud kunagi selline, kes oleks tahtnud nagu, kes oleks esile tükkinud, et noh, et lükanud seal teised eest ära, et ma nüüd olen ja ma nüüd esinen, et ma pigem olin niisugune väga tagasihoidlik ja võib-olla ka tänasel päeval ma leian, et tagasihoidlikkus on nagu voorus pigem, et ei pea alati jalaga uks lahti igale poole, noh, nii-öelda ennast peale suruma ja läbi seinte ja üle peade minema, et saab ka teistmoodi inimestega viisakas ja lahke olles saab ka niimoodi tegelikult olla edukas ja läbi lüüa, et see on ka minu moto olnud kuidagi eluaeg, et saada inimestega hästi läbi ja noh, muidugi, kui on vaja enda eest seista, siis on vaja enda eest seista ja selles mõttes ei tohi lasta endale pähe istuda, aga ikkagi alati minu moto on olnud see, et tuleb jääda viisakaks ja tuleb alati üritada heaga ja üritada olla kuidagi selline, noh, kui nii võib öelda nagu diplomaatiline, eks ole. Et see on mind kuidagi nagu pigem aidanud versus see, et sa oled tõesti selline, kes nagu läheb üle peade ja läbi seina oma eesmärkide nimel. No seal võib jah see häda ka olla, et noh, meie eestlastena paratamatult meil seda temperamenti vist nii palju ei ole, eks ole. Ja kui ei ole harjunud seda temperamenti tarbima ka ja keegi kogu aeg jalg ees uksest sisse lendab, et siis ühel hetkel see muutub nagu kontraproduktiivseks, on ju, et inimesed võib-olla väsivad ära ja võib-olla ei võta tõsiselt nii palju enam. No tegelikult jah, et ja ütleme nii, et Eesti on ka niivõrd väike, et ikkagi kui sa oled nagu kui sa oled inimesena ebameeldiv ja tõesti selline üle peade ja üle jalaga uks lahti ja läbi seinte mineja, et see jutt levib väga kiiresti ja inimesed kuidagi, noh, need sildu on väga lihtne ära põletada, kui sa oled ise ebameeldiv inimene, et selles mõttes ma ikkagi leian seda, et tuleb ikkagi olla alati viisakas ja üritada ikkagi pigem heaga oma siis sellist ideed või eesmärki läbi suruda. No see ongi jah, et uudise künnise võid nii või naa ületada, kui feimi tahad saada, aga küsimus on see, et on see siis mažoor või minoor. No, jah, et eks ta nii on ja kuidagi jah, minu jaoks on olnud pigem see, et kuidagi headusega ikka saada oma eesmärgid täidetud. Aga sellest saatest, millal sa nagu tundsid, sa ütled alguses sa nagu värisesid, aga millal sa nagu tundsid, sest paratamatult ma julgen arvata, et mingi hetk oli selline moment ka, kus sa tundsid, et okei, et siin on mingi favoriidi teema nüüd, et mul ikkagi on päris hästi ja kuidagi šansid on saaterajal päris heaks läinud, et kas sul oli mingi selline moment ka, et kui selline kindlus järsku tuli sisse, et nüüd on õige või? No kui nüüd Superstaari saatest rääkida, siis ega tegelikult ei olnud, et ma ikkagi olin terve selle saate välte, ma ikkagi, ma ei läinud kunagi ühtegi saatesse nagu sellise suhtumisega, et et ma olen siin nüüd favoriit või ma niikuinii pääsen edasi või mida iganes, et ma
ma ei julenud, noh, ütleme nüüd sellest saate võidust, ma ei julenud kuni lõpuni välja mitte kunagi nagu mõeldagi, et selline asi võiks üldse nagu võimalikuks saada, et minu jaoks oli see mingi nagu niivõrd, noh, mingi nii suur asi, et see ei saa minuga juhtuda, noh, et see oli, mul oli pigem nagu see asi ja tegelikult noh, ka seal finaalsaates, seal superfinaalsaates, kui olimegi kahekesi seal jäänud Birgit Varjuniga nii-öelda sinna võistlema, sinna superfinaali, et ega ma siis ka tegelikult ei arvanud, et ma võiksin selle saate võita, et see tuli ikkagi, noh, kui see lõpuks nagu välja kuulutati, siis see selles mõttes oli ikkagi minu jaoks nagu selline heas mõttes nagu šokk, aga võib-olla, noh, eks ma seal saates ikkagi, noh, ega sa selle ühe saatega nagu ikkagi, noh, muidugi sõltub inimesest ka, aga võib-olla minu puhul ma nüüd ei saaks öelda, et ma tegin selle Superstaari saate vältel läbi mingi tohutu muutus, et ma nüüd oleksin saavutanud mingi tohutu enesekindlus, et pigem see enesekindlus ja see eneseteadlikkus on tulnud ikkagi nagu aastatega sealt, noh, nende aastatega, mis on olnud peale seda Superstaari saadet, et võib-olla ütleme see rohkem selline eneseteadlikkus ja mida ma üldse elult tahan ja mida ma tahan endalt kui muusikult ja mida ma tahan enda nii-öelda muusikukarjääris ja mida ma sealt nagu ootan, et see pigem pilt on läinud selgemaks alles siis, kui ma olen jõudnud oma 30-ndatesse eluaastatesse, et 20-ndates eluaastates ikkagi kuidagi, noh, see pea oli ikkagi niivõrd nagu laiali otsas ja kuidagi, noh, mõtted kuskil mujal kogu aeg nagu kulgesid, et noh, ma pean selles mõttes tänulik olema, et mul on olnud kogu aeg see tiim selja taga, kes on nagu, noh, teinud või kuidagi mind utsitanud kogu aeg või natuke jalaga surkinud, et kuule Ott, et nüüd on vaja nagu ennast jälle kätte võtta ja mingi lugu välja anda, et ma arvan, et kui mul siin 20-ndates eluaastates poleks seda tiimi taga olnud, kes oleks nagu surkinud, siis võib-olla olekski jäänud kuidagi peale Superstaari saadet, see asi oleks nagu ära vajunud ja noh, ja ma oleks võib-olla tagasi olnud selles samas kohas, kus ma olin enne Superstaari saadet, et see Superstaari saade on ka nagu selles mõttes, et ta on nüüd nagu hea hüppelava sulle, eks ole. Aga nagu me näeme, siis ka paljud noored lauljad, kellel läheb Superstaari saates väga hästi, et peale seda Superstaari saadet nad nagu kaavad ära jälle kuhugi, eks ole. Sest et paljudel minul kuidagi vedas, et mul oli see tiim kohe peale seda Superstaari saadet, mul oli kohe korralik tiim taga, kes hakkas minuga tegelema ja mind surkima ja mind nagu pushima selles suunas, et ma ikkagi uut muusikat avaldaksin ja kuidagi nagu pildis oleksin, ja mingil hetkel tuli nagu endale ka nagu mõistus koju, et see tegelikult, kui sa ise ennast kokku ei võta ja kui sa ise ei pinguta ja vaeva ei näe, siis sa nagu vee peal ei püsi, et see Superstaari saade on küll väga hea hüppelava, aga ikkagi see tõeline võistlus hakkab alles peale seda saadet. No selle kohta vist on kuskil öeldud ka, igast neid ütlusi on igast erinevaid, aga edu valem saabki olla see, kui võimalus siis nii-öelda kasutatakse ära nii-öelda täiel määral, et siis see asi tuleb. Just, jaa, et selle Superstaari saatega samamoodi, et ikkagi, noh, ongi ju selles saates, eks ole, et need noored inimesed, nendega tehakse tööd, nad pannakse riidesse, nendega valitakse lugusid, nendega tehakse vokaaltreeninguid, neid, noh, mis iganes, neile tehakse uhked soengud, neil on inimesed, kes ütlevad, nüüd mine sinna, nüüd sul on seal see intervjuu, nüüd on seal, tee seda, et seal saates on sul kõik need inimesed olemas, aga ühel hetkel, kui sa ütleme näiteks sealt saatest välja kukud või isegi see saade ära lõpeb, sa selle saatega võidad ja need inimesed kõik ära kaovad, siis see noor inimene tihtipeale ta leiab ennast nagu üksinda kuskil keset kõrbet, et ta ei oska nagu, noh, tal ei ole enam neid inimesi, kes talle seda nõu annaks ja siis tihtipeale ongi, et panevad käed tasku ja noh, ei oskagi kuidagi nagu edasi minna. Et selles mõttes on väga oluline, et nende noorte inimestega keegi tegeleks ka peale selle saate lõppu, kui nad ise tõesti ei oska seda teha või kui neil ei ole nagu endal
ütleme siis kuidagi sellist nutti ja indu sellega tegeleda. aga see tamp oli siis seal saates olles ka korralik taga või? Et no ma mõtlen, et kui sa ennem mainisid, et sul olid need esinemised, lindistamised nagu kooli kõrvalt segasid, et saate puhul oli ka, et kas siis see periood, kus sa selles saates olid, et võib nii öelda, et sul nagu muud elu ei olnud või ikkagi oli sellist hingamisruumi ka, et sai toimetada? No ütleme, see saade ikkagi oli selline jah, kus kui olid juba need stuudiovoorud või need saated, iga pühapäevased, need otsesaated ja me elasime seal hotellis kõik nende 10 finalistiga, et siis oli ikkagi jah, tõesti see, et sul muud elu ikkagi ei olnud, et esmaspäeval juba läksid VAF-koolis, hakkasid seal, ütleme, uut lugu välja valima pühapäevaks, siis olid proovid, siis ju olid igasugused erinevad meediaüritused, fännidega kohtumised, siis olid proovid pühapäevaseks saateks koos bändiga, saate läbimängud, kõik sellised igasugused erinevad asjad, et sa ikkagi olid jah, 24/7 nagu sa pidid olema selle saate päralt, et tööinimene oled, siis on keeruline vist, jah? no tööinimene jah, väga ma arvan, et ei saakski sinna saatesse minna, et ikkagi kui sa saad sinna top 10-sse sinna suurde stuudiovooru 10 finalisti hulka, siis ilmselt jah, sa pead võtma kas siis mingi suurema pausi töölt või kuidagi jah, katsuma tõesti seda, kui sa oled niivõrd geniaalne ajaplaneerija, et siis katsume seda aega väga targalt planeerida, aga mina olin jah, kuidagi täiesti 100% sellega seotud. Jah, ma olen kuulnud, et tantsusaatega on umbes sama asi, et siis muud ei ole. Sind ei ole sinna kutsutud või? On ikka kutsutud, jaa, aga ma olen selles mõttes ma ei ole mitte kunagi selle tantsimisega kokku puutunud ja ma olen alati selles mõttes hästi kuidagi peljanud seda või kartnud, et ma olen kuidagi selline puujalg või kuidagi ei saa hakkama, et ma olen selline suhteliselt perfektsionist, et ka kõik, mis puudutab muusikat, et ma ikkagi tahan, et see asi oleks ikkagi nagu viimase peal hästi tehtud ja võib-olla ütleme, ma tean ise lihtsalt seda, et kuivõrd palju ma võib-olla nii-öelda muretsen ja mõtlen oma mingite muusikaliste tegemiste peale, et kõik õnnestuks ja kõik tuleks hästi välja, eks ole, ja kui ma nüüd hakkan tegelema millegagi, millega mul on null kokkupuudet ja milles mul ei ole mitte mingisugust kogemust, et siis ma ei kujuta ette, kui suur see pabin ja narveerimine seal võib olla, aga never say never, mitte kunagi ei tea, et võib-olla kunagi tekib see, et ei tea, kas ju tulevikus ka kutsutakse, aga praegu ma jah, olen kuidagi tundnud, et ma pigem võib-olla seekord sinna saatesse ei hakka ronima. No võib-olla jah, et igal inimesel on erinev, et mis see panus oleks ja mis sa sealt tagasi saad, et võib-olla matad liiga palju energiat sinna maha ja hakkabki segama omi asju, eriti pärast ka, kui asjad on paigas, eks ole, sul eriti on mingid kohustused asjad. Lisaks on ka veel see tegelikult, et ega ma olen ju siin viimastel aastatel ka päris palju nendes võistlussaadetes osalenud, eks ole, kui me nüüd räägime ka sellest aastat, siis sellel aastal ma ikkagi juba kahes suures teleprojektis osalesin, Eesti Laulul ja siis Maskis laulja saates samamoodi, eks ole. Et nüüd, kui ma oleks hakanud ronima ka sinna suurde, kolmandasse suurde võistlussaatesse, siis võib-olla tekiks ka natuke publikul võib-olla selline üleküllastumus, eks ole, et näed, jälle Ott on jälle seal kuskil võistlussaates, et tuleb natuke ka doseerida neid asju, et sa ei saa igal pool olla, sest et kui sind läheb liiga paljuks, siis see võib muutuda ka inimestele natukene tüütavaks, et kuidagi tuleb jätta mingisugune puhver ka vahepeal, et inimesed saaksid ka võib-olla natuke sinust puhata sest et kui sa oled kogu aeg pildil, kui sa kogu aeg midagi teed, et siis sul kaob see värskus ära. Ja siis kuidagi see huvi tegelikult sinu vastu lahjeneb, sellepärast et sa kogu aeg oled kuskil
inimestele näha ja kuulda, eks ole, et aga samas võib-olla, kui sa mingi aeg oled jälle natukene kuskil, hoiad distantsi, hoiad omaette ja siis jälle tuled mingisuguse uue asjaga, et siis see tekitab inimestes palju rohkem nagu huvi või näed, et ta tuli jälle tagasi või näed, ta pole tast tükk aega midagi kuulnud, et et mis ta nüüd teeb või mis ta nüüd räägib, eks ole, et see on nagu, selles mõttes on aeg-ajalt olla hea natukene võib-olla, kui sa hoiad mingit sellist pausi või distantsi ka. See on see hea näide, jah, mis menem oligi see jalaga uks lahti, eks ole, et igale poole, et jah, mõistlik, et see sama, siit peegeldubki välja see sinu sama see, ma ei tea, mis see sõna saab olla, alalhoitus või natukene selline, mitte just tagasihoidlik, aga sa vist ennem iseloomustasid mingi parema sõnaga seda. Jah, et võib-olla tõesti jah, sükene, ma ei ütleks, et ma nüüd enam nii tagasihoidlik inimene olen, et ma ikkagi üldiselt sellised kõik huvitavad pakkumised ja asjad, mis mind vähegi kõnetavad, need ma tavaliselt katsun vastu võtta ja kui on võimalik näidata ennast mingisugusest uuest huvitavast küljest, siis ma ikkagi katsun seda teha. Aga jah, kui nüüd sellest tantsimisest rääkida, siis see on tõesti üks eluvaldkond, millega ma ei ole nagu üldse kokku puutunud ja selles mõttes on ka olnud võib-olla natukene selline väike hirm selle ees. Nojah, eks see on jälle pühendumus ja harjutamine ja kõike. Aga viimasel ajal, jah, ütleme, just viimased aastad on avanenud võimalus ka tegeleda näitlemisega ja pakutud siin roll filmides, mul on õnnestunud 2 Eesti filmis mängida, erinevates seriaalides mängida, praegugi jookseb Kanal 2 üks seriaal, kus mul on selline päris siuke korralik kõrvalosa, mis on siis terve hooaja vältel igas episoodis, et sellised pakkumised on vägagi huvitavad ja kuna mul on selline näitlemise huvi olnud kogu aeg ja ma olen sellega ka väiksena kokku puutunud ja elu jooksul ka siin aeg-ajalt, siis ma kuidagi need pakkumised olen nagu ikkagi vastu võtnud ja need on minu jaoks olnud siuksed huvitavad ja kuidagi endale pakkunud hästi suurt kuidagi nii-öelda lõbu ja naudingut. Kui ma praegu selle peale mõtlen, siis mul midagi nagu koidab, et ma ise nagu sellist telekat niisama väga tihti ei vaata, aga mäletan küll, et sa vist mängisid kuskil mingil seriaalis mingit pahalast või mingit asja, et mingisugune selline negatiivse alatooniga tegelane sa vist olid ja see oli nagu vaatasid, et kuradi antipaatne, aga järelikult tuli hästi välja, vaata. Ja see oli jah, võib-olla võis olla küll, ma mäletan, oli vist mis oli, kas oli äkki eelmine aasta või ülemine aasta kutsuti mind mängima kättemaksukontorisse. Jaa, midagi sa seal susserdasid, midagi sa seal oli küll 2 episoodis, ma ühte sellist pahalast mängisin, et see võis täitsa see olla, jah. Mingid naisi vist keersid ümber sõrme seal, mingi teema oli. Jaa, see oli jah selline roll, kus jah, siukest tegelast ma kujutasin või mängisin, et see oli siuke väga huvitav tegemine. Jah, kui meeldida mulle jäi, järelikult tuli päris hästi välja, ütleme niimoodi. Tahaks loota. Aga me korraks sinna rendasime kõrvale, et see Staari saade korraks, et sellele joon alla tõmmata, et mis aasta see üldse oli, kui see sinu asi seal toimus? Sellest nüüd saab 13 aastat. Et aastal 2009 detsember jah, oli see, kui siis see lõppsaade oli, et jah, juba päris mitu head aastat. Päris noor olid siis veel ja 20. alguses. Siis ma olin jah, 22 aastane, ma arvan täitsa selline paras aeg, kui kuidagi nagu tulla nagu orbiidile nii-öelda. Et jah, aga nüüd 13 aastat saab, jah. Aga nüüd, mis siis juhtus järgmisel päeval või kas midagi niimoodi oli, et umbes, et järgmine pidu oli ära, eks ole, siis kui sa järgmine hommik või siis lõuna või ma ei tea, kuidas see õhtu sul seal läks ja pidustus õhtu, tegid silmad lahti ja ma ei tea, vaatasid seal telefoni või ütleme kas või ülejärgmine päev, et kas siis nagu toimus ka midagi, oli keegi, kes võttis väga palju ühendust sinuga või olid mingisugused, ma ei tea, kas sellel ajal olid Facebookid või reidid, asjad olid sõbrakutsed palju, et kas toimus järgmine päev mingisugune aftershock ka või?
kus sa said aru, et nüüd on see tiitel käes? Ei ikka, muidugi jah, et eks ju järgmine päev ikka kõik erinevad ajakirjandusväljaanded tahtsid intervjuusid ja helistati, kirjutati väga-väga palju. Et ma arvan, et enamik, kui mitte suhteliselt kõik Eesti ajakirjandusväljaanded, et kuna ta ikkagi jah, tol hetkel oli nagu number 1 saade, kõige populaarsem saade Eestis, siis muidugi see aftermath või nii-öelda see järeldõuge oli päris intensiivne, aga mitte isegi järgmisel päeval, vaid ütleks nagu järgmistel kuudel või isegi järgmine kogu see aasta 2010 oli pigem selline süke, mis oli suhteliselt, see huvi oli nagu väga-väga suur kogu aeg. Et jah, sealt nagu hakkas ju kõik pihta, et siis tuli väga palju esinemisi, väga palju intervjuusid, kõik see tuli hakata plaati tegema, siis ma mäletan veel tol hetkel see oli muidugi, juhtus veel enne Superstaari saadet, kus mind valiti ühe muusikali peaossa, mida siis Nukuteater tegi, High School Musical, siis tuli hakata sellega tegelema, et väga tegelikult see aeg väga kiireks läks, üleöö läks ülikiireks, et selles mõttes ma olingi, enne Superstaari saadet ma olin selline, ütleme, mõnes mõttes niisugune nagu lihtne linna lähedalt Jürist pärit poiss, kellel, kes käiski Otsa koolis ja elas sellist tavalist nagu õpilase elu, aga siis ühel hetkel sul olidki esinemised, sul oli vaja plaati salvestada, sul oli vaja lugusi mõelda, sul oli vaja muusikali proove teha, mis oli, see mastaap oli väga suur, siis oli vaja muidugi sõpradega, sa olid noor, sul oli vaja pidutseda, sõpradega väljas käia, et kõik see asi kuidagi, see kuhi nagu jah, vajus üleöö ukses sisse, eks ole, et ja eks ta mingil määral nagu keeruline ja raske oli, et aga kuidagi ma suutsin sellega toime tulla, et suutsin ikkagi oma asjad ära teha, aga jah, kui see üleöö nagu juhtub, siis on seda päris keeruline nagu ohjata niimoodi, aga õnneks mul oli kuidagi nagu tiim selja taga, kes aitas ja kes nagu ka minuga tegeles, aga jah, eks huvi peale selle saatesarja lõppu nagu läks tõesti väga suureks, jah. Et saade nii-öelda täitis täielikult oma eesmärki, et järgmine päev põhimõtteliselt sõna otseses mõttes olidki Superstaar valmis ja pidid kõike seda nii-öelda siis Superstaari elurütmi hakkama elama nii-öelda siis. Jah, et siis sealt ju edasi läkski kõik see asi, et siis ma ju kolisin kodust välja, kolisin kohe Tallinnasse ja siis kuidagi hakkas see poissmehe elu peale ja ütleme, seal olidki kuidagi tihti ju ikka oli vaja peol käia, noore inimesena tahtsid ikka pidutseda ja sealt kõrvalt oli vaja käia esinemas, sealt kõrvalt oli vaja teha muusikaliproove, teha muusikali, sealt kõrvalt oli vaja teha uusi lugusid, sealt kõrvalt oli vaja käia stuudios neid salvestamas, plaati tegemas, siis oli veel vaja intervjuusid anda, raadio, teleintervjuud, ajakirjandusintervjuud, lehtedesse intervjuud, et kõik see asi oli päris sihuke intensiivne, aga samas ta ka kuidagi nagu andis jälle siukse suure kogemuse jälle. Et tõenäoliselt naljad mingisugust teist stsenaariumi võib-olla ei valikski tagantjärgi ikkagi. Ei, absoluutselt jah, et kuidagi väga kiiresti tuli õppida seda asja ohjama, et ega minul ju samamoodi teadmised ju puudusid, eks ole, et kuidas seal plaati välja anda või kuidas esinemisi broneerida või kuidas seal mingisuguseid kokkuleppeid sõlmida, eks ole, et mul endal ju need teadmised kõik puudusid, et õnneks oligi olemas nagu management nii-öelda või siis see agentuur, kes sellega tegeles ja nii-öelda manager, kes sellega tegeles. Et selles mõttes oli ka nagu kõrvaline abi olemas. Aga kui see tuntus nüüd nagu lendas niimoodi üles ja sa ütled, ikkagi olid noor ja tahtsid pidudel käia, et kuidas sa nagu seda tuntust nagu ära händlisid, et sest et siin on ju selline ohtlik nagu kokteil, et on nagu noor inimene, saab väga palju feimi ja
siis ongi see, et kas sa nagu suudad selle siis hästi ära kasutada oma karjääriks või siis paratamatult on ka ju neid inimesi, kes kuidagi selle tuntusega nii-öelda endale sõrme võib-olla lõikavad. Et kui palju sul oli ka nagu seda, et läksid kuskile välja ja nagu ei saanudki võib-olla rahulikult oma inimeste keskel olla, et ma ei tea, et kui palju sul näiteks austajaid siis nii-öelda ümber kohe tuli ja kas oli nagu raske ka, et nagu, et jätke mind nüüd nagu rahule või siis, või kuidas see tähelepanu nagu sind mõjutas, eriti just vaba aega veetes kuskil? No see tähelepanu, jah, see ei, seda väga palju mõjutas ja kuidagi ma ikkagi nagu väga noore sellise inimesena väga nagu nautisin ka ikkagi seda tähelepanu, et ju eks artist on ikkagi ju edev inimene ka, on ju. Ja kui ikkagi tuldi tänaval juurde, patsutati, küsiti autogrammi, taheti pilti teha, siis see kuidagi oli minu jaoks nagu selline pigem sükene nagu meelitav või ma alati, see ei olnud minu jaoks nagu eemale tõukav või tahet, jätke mind rahule või mul ei ole kunagi sellist asja olnud, et mul on pigem, kui inimene tuleb viisakalt, küsib, teeb, siis küsib kas pilti või mis iganes autogrammi või ütleb midagi positiivset, siis ma tavaliselt alati üritan ikkagi nagu heaga vastata ja nii-öelda vastata samaga, millega siis tema minu poole pöördub, aga ikka noore inimesena muidugi sa nautisid seda tähelepanu, ikka käisid kuskil väljas, inimesed vaatasid, tulid suhtlema, ma nagu väga nautisin seda tähelepanu, et ja kuidagi lõikasin nii-öelda neid, lõikasin, ütleme nagu, loorbereid lõikasin, nagu võib-olla nii on päris nagu imelik öelda, aga see kuidagi nagu meeldis mulle, jah, et hiljem võib-olla, mida nagu vanemaks saad ja mida rohkem sa nagu seda, siis nagu vanemaks saades võib-olla natukene tõmbud rohkem nagu endasse, et võib-olla nii palju ei jaksa enam suhelda ja võib-olla nii palju ei käi enam väljas kuskil, praegu mõtlen, ma ei ole kuskil ööklubides või sellistel pidudel, avalikel pidudel ikkagi nagu väga tükk aega käinud, et enam võib-olla jah, kuidagi ei jaksa nagu nii palju suhelda. Et pigem oled kuskil oma sõpradega, lähed kas kuhugi reisile või istute kellegi juures või et see on kuidagi nagu natuke teistmoodi, et aga nooruses muidugi noore poisina läksid ööklubisse või kuhugi mis iganes baari või selline nagu täitsa normaalne, et praegu on nagu see, et need käimised on nagu kõik käidud, muidugi vahepeal tuleb ka ette, aga samas see on kuidagi nagu oluliselt rahulikum ja võib-olla võtad kuidagi oma sõprade ringis seda asja rohkem. See on jah, saame tuua mingi kvaliteet-kvantiteet analoogia, vaata, on ju. Aga sellist asja olnud, et ma ei tea, et armastuskirju hakkas uksest ja aknast sisse lendama ja mõni ikka tuli, ma arvan. Eks muidugi ju igasuguseid huvitavaid kirju tuli ja ütleme nii, et siiamaani tuleb, eks ole. Aga see on, see ongi selline asi, mis, kui sa astud selle avaliku elu tegelase nagu teele ja sa valid selle teekonna enda jaoks, et siis sa peadki nagu sellega arvestama, et on inimesi, ja see on tegelikult väga tore, et siuksed asjad ju jälle näitavad, et sa kuidagi oled nagu inimesele korda läinud või sa oled kuidagi talle mingil määral mingit mõju avaldanud või mingit muljet avaldanud, et sellised asjad kuidagi nagu ei häiri või ma ei vaata neid kuidagi mingisuguse sellise negatiivse pilguga, et pigem on kui mingid erinevad kirjad tulevad, on need siis romantilist laadi või mingit muud laadi, et tavaliselt ma ikkagi loen need kõik läbi ja olen tänulik, kui seal on mingisugune selline positiivsus või selline konstruktiivne, ka konstruktiivne kriitika, mis võib kuidagi nagu ära tasuda, et selles mõttes pigem on tore, kui inimesed kirjutavad ja see näitab nagu seda, et sa jätkuvalt lähed inimestele korda. See on selline ülipositiivne pool, vaata, aga huvi pärast ikkagi võiks ju küsida, et kuidas nagu selle negatiivse poolega on, et kas sa oled nagu mingisugust sellist heiti ka saanud ja kas on nagu sind mõjutanud ka? Ikka, absoluutselt ikka tuleb ju, ega tuleb ka negatiivseid kirju. Muidugi ütleme, kui nüüd hakata selle protsendi peale mõtlema, siis ikkagi üldiselt
noh, ikkagi ma ütleks, 90% on ikkagi positiivsed kirjad, mis tulevad ja siis on selline, noh, ikka aeg-ajalt tuleb mingi selline negatiivne kiri ka, et kuule, et noh, mis iganes, ära laula rohkem või noh, et sellist tavaliselt ma ei reageeri nendele kirjadele, et minu jaoks, noh, see kuidagi ei mõjuta mind absoluutselt. No näiteks rääkides kommentaaridest, siis kommentaare ma absoluutselt ei loe. Et kui on mingisugune artikkel, mis minu kohta ilmub, siis minu poolest inimesed võivad sinna kommenteerida mida tahes, aga ma tahakski öelda kõikidele kommenteerijatele, ka negatiivsetele kommenteerijatele, et te võite sinna neid negatiivseid kommentaare kirjutada, mina neid niikuinii mitte kunagi ei näe. Ja see on... et selles mõttes ma ei loe neid ja ma ei, noh, see on, noh, mitte nüüd seda, et ma arvaks, et ainult negatiivsed kommentaarid on, aga üldiselt mind ikkagi jah, jätab täiesti külmaks. Noh, positiivsete kommentaaride üle muidugi alati hea meel, aga tavaliselt ikkagi need, kes kommenteerivad, noh, ikkagi elavad ennast välja kuidagi, ma ei tea, kas siis see on inimestele, no see on samamoodi nagu sa lähed jalgpallimängule, eks ole, sa lähed ennast välja elama, eks ole, sa lähed nagu, noh, nii-öelda oma seda mingisugust, mis iganes, frustratsiooni, mis sul toimub tööl või eraelus, sa pead ennast, inimesel peab olema mingi koht, kuhu maandada ennast. Ja need kommentaariumid on samasugused kohad, et kus inimesed lihtsalt nagu, noh, need elavad välja ennast, neil on ilmselt, kas on, no rääkides nüüd siis muidugi negatiivsetest kommentaaridest, neil on kas ilmselt on endal eraelus midagi halvasti, nad on kas ise kibestunud, ise endas pettunud, oma töös eraelus pettunud ja siis nad lähevad ja elavad ennast välja. No, mingil määral see on võib-olla tore, et on need kommentaariumid, et võib-olla jäävad siis mingisugused koduvägivalla juhtumid, noh, võib-olla tänu sellele olemata, eks ole, et mõni selline vihane keskealine mees saab ennast seal kuskil välja elada, eks ole, negatiivselt kommenteerides mingisugust Eesti avaliku elu tegelast, eks ole. Et selles mõttes ma leian, et need kommentaariumid las nad olla, et las nad siis elavad välja ennast, aga noh, muidugi eks igal pool on ka piir, on ju, et sa ikkagi, see mingisugune piir peab olema, kust nagu üle ei astuta. Aga jah, ma juba, esimene kord, kui ma neid kommentaare lugesin, oligi vist oligi seal sama Superstaari saate ajal ja siis ma sain aru, et noh, ei ole mõtet seda teha, et noh, esiteks nendel ei ole mitte mingisugust mõju ja teiseks, noh, miks on vaja endal tuju ära ajada, et ma ei, noh, sellel ei ole mingit mõtet. No sellega ongi see, et noh, sa ütlesid hästi, vaata, et on endale midagi viga ja ma olen siin teistega käest ka küsinud, kellel on nagu selline järgijaskond vähe suurem, et samamoodi on sellist nagu heiti saanud, aga noh, seal ongi see, et kui sa midagi kirjutad negatiivset, esiteks sa pead sinna ju aega panustama, sa võtad selle aja, et toota midagi negatiivset ja sa pead selle oma peas valmis genereerima, et kuidas ma nüüd eriti hästi saaks vaata ära panna, et sa raiskad nagu aega ja energiat selle peale, et nagu... Ja no see on selline väljaelamisviis, eks ole, ongi, et täpselt, kes lähebki treenib ennast, eks ole, ta kuidagi, see on tema stressi, see maandaja, kes hakkab jooma, eks ole, joob nii, et maa must, eks ole, kes hakkab mis iganes mingisuguseid mõnuaineid tarvitama, kes hakkab sööma, eks ole, noh, kellel tekib see tekivad probleemid toitumisega, tekib see toidusõltuvus, eks ole, noh, kes läheb kuhugi, ongi mingisugusele pallimängule, jalgpallimängule, elab ennast välja, karjub vastastele negatiivset kommentaari või kuidagi, noh, kes läheb kommentaariumitesse ja kommenteerib seal, eks ole, nii, et maa must, et inimesel peab olema see mingisugune väljaelamisviis, eks ole, ja tavaliselt need inimesed, kes seal, noh, see ongi lihtsalt üks sükene väljaelamisvorm, et kuidas inimesed saavad ennast välja elada, et sageli, kui see inimene, kes sinust kuskil portaalis negatiivselt kommenteerib, noh, teinekord võib-olla, kui ta sind kuskil kontserdil või tänaval näeb, ta palub saga üldse pilti teha, eks ole, et see on, noh, see ei tähenda üldse seda, et ta päriselt sinust seda arvaks, mida ta sinna kommenteerib. No see on umbes sama, et kommentaarium, mis sa oled, vaata nagu, noh, ühelt poolt anonüümne, aga sul on see
virtuaalne sild vahel, vaata, sama analoogia on võib-olla ka liikluses, et seni kaua, kui inimesed on oma autos, oi, siis kuidas saavad kaasliiklejad, on ju, aga autost väljaspool on tervist ja vaata viisakas selles mõttes. Aga üks asi, mille peale mul tulin praegu on see, et kuidas seda viha nagu maandada või seda ängi maandada, see ei sobi loomulikult kõigile. Üks asi, jah, sa saad minna trenni, mis ma olen avastanud, teine asi on see, ma arvan, sa samastud sellega, et mängi pilli, sellepärast, et alguses ma olen ka muusikakoolis käinud ja ma mängisin tuubat kunagi orkestris, aga see ei olnud minu teema. Nii kui see läbi sai jäida sinna paika, aga nüüd hiljuti ma olen hakanud omal käel kitra uuesti näppima ja kui seda teed, sul on pill, mis sulle meeldib, sa mängid mingit tunnusmeloodiat, mis nagu sulle ka meeldib ja kui sa seda teed läbi, siis avastad küll, et issand, et kuidagi selline rahustav tunne, kui sa selle muusika sees oled, on ju, et ma ei tea, kas sul on samamoodi või? Meil mustad siis klahvid ette ja? Ei, no selles mõttes muidugi, et see on jah, või jah, võid tõesti leida mõni hobi, mis kuidagi aitab maandada. No minul on selle pillimänguga muidugi see, et minult on ka väga palju küsitud, et mis muusikat sa kuulad, eks ole, või mis muusikat sa vabal ajal kuulad või. No nii. Ja siis ma olen alati öelnud nagu seda, et vabal ajal ma üldse ei kuulagi muusikat. Ma ei kuula, ma teen. Sest et ma ise olen niikuinii selle muusika sees kogu aeg, eks ole, sa käid ja sa esined ja kogu aeg sa mängid pilli, sa ongi musitseerid, laulad, kord nädalas mul õpetan VAF-koolis vokaaltehnikat, et ma olen iga päev nagu selle muusika sees nagu kogu aeg, et selles mõttes näiteks trenn ongi minu jaoks väga selline hea kuidagi mahalaadimise kuidagi viis, et ma saangi seal oma mingid mõtteid mõelda ja kuidagi seal oma mingisuguseid ongi mingid asju seedida oma peas ja samal ajal teed seda trenni ja selles mõttes mulle nagu spordisaalis väga meeldib, Aga sul klapid on kõrvas, kui sa trennis oled? Ei ole. Et ma ainuke koht, kus ma nagu tõesti aeg-ajalt muusikat kuulan, on auto, et siis, aga siis mul ei ole ka mingisugust sellist kindlat raadiojaama, vaid ongi, et kui vahest tuleb mingisugune tahtmine, kuulad seda muusikat, kui sa võib-olla tahad lihtsalt, ei tahagi millelegi mõelda, lihtsalt kuulata muusikat, sõita oma sihtkohta. Teinekord ma jällegi kuulan mingisuguseid jutusaateid, otseselt ma ka mingisuguseid podcast'e või asju niivõrd ei kuule, kuivõrd mis iganes kuuladki siis mõnda raadiojaama, kus tulevad rohkem jutusaated, eks ole, et see on nagu nii erinev, aga trennis jah, mulle ka sellepärast võib-olla rohkem see jõutrenn meeldib, et ma saangi seal rahulikult omas tempos, ma lähen sinna, ma teen seal omas tempos, oma rütmis, oma neid harjutusi ja asju ja ma samal ajal mõtlen mingeid oma mõtteid ja ma kuidagi seedin ja kuidagi pean endaga vahepeal dialoogi võib-olla mingisuguste asjade üle, mis on vaja otsustada või mingeid otsuseid on vaja teha, eks ole, et see trenn on niisugune väga, näiteks ongi, et ma olen trennis selline inimene, kellele väga ei meeldi, muidugi, kui keegi tuleb ütlema tšau Ott, eks ole, et kuidas läheb ja siis ma muidugi viisakalt vastan, eks ole. Aga minu jaoks on kuidagi see trenn nagu selline iseendaga olemise koht, et mulle väga ei meeldi seal nagu ma tean, et on selliseid inimesi, kes lähevadki nagu trenni, see on nagu niisugune sotsiaalne tegevus nende jaoks, nad lähevad, nad istuvad sinna, nad näevad seal mingit tuttavat ja siis nad räägivad pool tundi maast ja ilmast, eks ole. Krieger on hea näide sinu. Jah, kas või, eks ole, Erich Krieger, et et see on selline, ja vahepeal, eks ole, teed trenni, siis näed teist sõpra, räägid jälle, eks ole, pool tundi maast ja ilmast, et see on niisugune sotsiaalne tegevus, on ju. Minule selline trenni tegemine ei sobi, et mulle meeldib see, et ma lähen sinna trenni, siis ma tean, ma tahan nagu suhteliselt kiiresti omas tempos need asjad nagu ära teha ja et kui keegi tuleb seal nagu eietama maast ja ilmast ja et kuidas, et siis mul on alati nagu, ma viisakalt kuulan ära, aga samas on alati natuke see, et vaatad nagu kella, et sul see rütm, see nagu trenni rütm segamini läheks, et mul selles mõttes ma olen trennis selline, jah, hästi niisugune, kellele meeldib kuidagi lihtsalt
olla omaette, teha see trenn rahus ära, mõelda oma mõtteid ja siis minna koju ja sealt edasi ma võin olla taaskord sotsiaalne, et seda ma mäletan jah, selles mõttes, et seda oli näha, et isegi kui ma sinu juurde trennis lähenesin, on ju, siis oli ka, et nagu, et okei, nagu küsiks ära, aga nagu, et väga kaua ei taha torkida, et nagu nii kui võimalik, et siis nagu, noh, ma saan aru, et inimene teeb trenni, on sama asi. Aga selle Kriegeri näitega on huvitav asi see, et väidetavalt ta käib 5 korda nädalas trennis, millest 3 päeva on trennipäevad ja 2 päeva on jutupäevad. No aga samas why not, et ju see ongi, et meile kes ei saagi öelda, et nüüd on õige, et üks on nüüd õige, teine on vale, eks ole, et see on ju, noh, inimene peab saama sotsialiseeruda ka ja Erich on mullegi öelnud, et kuule Ott, ära nüüd siin rahmelda, et võta natukene rahulikumalt, eks ole, aga noh, see ongi, kuidas kellelgi ja neid ju härraseid on ju veel seal teisigi, kes on nagu, kes ongi nagu tulevadki sotsialiseeruma ja noh, sõpradega kokku saama ja see ongi täiesti okei. Et miks mitte. Võib-olla tulevikus ka, kes teab, võib-olla ise ka kunagi, noh, mis iganes, eks ole, 30 aastat hiljem, võib-olla ei viitsigi enam niimoodi rahmeldada praegu, eks ole, teed seal oma tempoga mingisugused asjad ära, aga võib-olla tulevikus mõtled, et noh, mida ma siin nagu rahmeldan, eks ole, et võtan rahulikult, teen rahulikult, võib-olla noh, enam ei ole, noh, tervis ei ole ju ka ilmselt enam päris see, mis nooruses on ju, ja noh, siis teedki nagu vahepeal suhtled, räägid, vahepeal teed kangi, et noh, ega me kunagi ei tea, mis tulevik. Astud ka sinna noolemänguklubisse, vaata, et mingid viskad seal nooli ja pumpad peale, on ju. No muidugi, et see ei ole ju üldse taunitav, et igal ühel on nagu oma süsteem, kuidas ta teeb, et noh, mõne jaoks on ju selline, ütleme, vastupidavustreening on ju ka selline sotsialiseerumine ja teine tahab just nagu üksi minna jooksma ja noh, seal oma mõtteid mõelda teha, et inimesed on jah, selles mõttes väga erinevad, et kes mida kuidagi otsib või soovib. E-spordiklubi on selles mõttes hea koht, et sealt leiab tuttavaid, leiab sõpru, leiab kontakte, on ju, koostööde jaoks leitakse ka eluarmastusi, et mõnikord viskab seal jõusaalis kirge ka ette, eks ole. Muidugi. Ma ei tea, kui palju sa silmanud oled, eks ole, aga ikka võib tulla. Ei, no muidugi, ega see on ju samamoodi, eks ole, et ikkagi, mis ikkagi, ma arvan, paljud inimesed ju, sul on ju teised kenad inimesed teevad ka trenni ja ikka on ju tore vaadata, eks ole. et selles ei ole midagi imelikku ja see on siuke, ongi siuke sotsiaalne tegevus, et kes seda kuidas võtab. Aga kui me trennisaali praegu juba kolisime, siis tegelikult jõuamegi selle teise poole juurde, et mis see sinu trennilugu on? Me rääkisime, kuidas sa laulu juurde jõudsid, aga millal sa üldse trenni juurde jõudsid? Mis oli sul nagu see esimene arusaam üldse, kui sa sinna jõusaali läksid? Oli sul mingisuguseid, ma ei hakka ütlema mingi hirm või foobiaid, et see oleks võib-olla liialdus, aga nagu eelarvamusi võib-olla, et kuidas su trenni tegemine alguse sai üldse? No minul oli, kui nüüd rääkida täitsa algusest, siis mina olin, hakkasin trenni tegema juba suhteliselt nagu teismeeas saati, et ma mängisin väga aktiivselt jalgpalli. Ja just teismeeas ja ütleme, kuni seal 20. eluaastani välja olin aktiivne jalgpallimängija ja siis kuidagi jäi selline pikem paus tuli nagu sisse, et siis tuligi see Otsakool ja tuli see Superstaari saade ja tuli kõik see kuidagi see muu elu tuli nagu peale ja ütleme, trenni tegemine jäi ikkagi täiesti nagu ütleme, et ma ikkagi üldse trenni ei teinud seal, ma arvan, kuskil sükene 6-7 aastat kindlasti. Et aga võib-olla esimene kokkupuude nagu aktiivsemalt jõusaaliga ja üldse spordiga tuligi siis, kui mul hea sõber Andres Puusepp hakkas siis Argo Aderi kutsel käima siis Sparta spordiklubis. Argo ütles, et tule, et ma teen sulle mingisuguse toitumiskava ja teen sulle trenni ja siis Andres hakkas seal Argo juures käima ja siis ta kirjutas mulle ka, Puusepp, et kuule, mis sa nüüd pulid, et hakkame kahekesi käima Argo juures, et Argo teeb meile trenni ja teeb meile mingisuguse toitumiskava ja näitab ja siis me hakkasimegi käima Argo juures. Millal see oli? See oli aastal kuskil 2006
ütleme kuskil aktiivsemalt 2013 lõpp, 2004, ütleme 2014 kuskil oli see, kui me hakkasime siis aktiivsemalt Argo juures käima ja tükk aega käisime seal ja siis kuidagi oli seal samades ruumides oli ju Kevin Renno tegi oma Thai-boksi klubi seal. Ja siis me Kevinit nägime jõusaalis ja tegime Keviniga sellise kokkuleppe, et hakkame Kevini juures käima ka Thai-boksi trennis ja hakkasime aktiivselt seal ka käima ja siis kuidagi niimoodi nagu see rütm hakkas vaikselt tekkima, et muidugi aeg-ajalt jälle ikkagi tekkis perioode, kus jälle trenni ei jõudnud ja oli nagu kiirem eluperiood, tulid jälle mingid pausid sisse. Aga siis ma mäletan aastal 2017 ma kuidagi mõtlesin, et teeks, võtsin niisuguse challenge omale, et aasta aega ilma alkoholita üldse aasta aega alkoholi ei joonud. Ja võt siis ma kuidagi tundsin seda, et seda vaba aega jäi kuidagi nagu väga palju üle. Et ikkagi see kuidagi selline pidutsemine võttis seda aega ja üldse kogu see alkoholi tarbimine ja kõik see kuidagi see nagu võttis seda aega nii palju ära, kõik see järgmine päev sa põed seda, et sul on ju tervis kehva, eks ole, kui sul eelmisel õhtul peol käinud, siis mingil hetk tundsin, et ma nagu ei viitsi kuidagi. Ja siis võtsin omale eesmärgiks, et ma teen aasta aega siis ilma alkoholita, et vaatan, mis saab. Ja see oli see periood, see oli aasta 2017, kus ma siis nagu hakkasin väga regulaarselt käima trennis. Et siis ma juba enam nagu Argo juures ei käinud, aga ma tegin seda sama kava nagu tegelikult, mis Argo oli siis mulle teinud. Ma teen tegelikult suht siiamaani seda sama kava, mis Argo kunagi kokku pani. Ja siis ma hakkasin väga aktiivselt käima, ma ikkagi kuskil 3, 4, 5 korda nädalas ja ma sain selle aasta ajaga ma sain nagu selle trenni rutiini nagu nii sisse, et see trenn kuidagi oligi sama loomulik osa kuidagi nagu mingi hammaste pesu või selline, see oli kuidagi elu väga suureks osaks muutus nagu minu jaoks. Ja sellest ajast peale olen ma kuidagi tundnud, et kui kui on mingid perioodid, et ütleme näiteks 6 aega ei ole trenni jõudnud, siis ma juba tunnen seda, et mul on nagu tekib mingisugune sisemine rahulolematus või tekib nagu rahulolematus iseendaga, et pekki, et miks sa ei ole jälle ju tükk aega jõudnud, et võta nüüd kokku, mine käi, mine, eks ole. Ja ma olen ka nagu seda õppinud, et mul on nii palju olnud neid olukordi, kus ma istun kodus, mõtlen, et kas ma lähen trenni või ma ei lähe, siis hambad ristis ikkagi võtad ja lähed. Ja pärast see tunne on tegelikult väga hea ja sa oled ikkagi endaga rahul. Ma just mäletan, mul eile oli täpselt see tunne, et ma olin jälle nädal aega poolt trenni jõudnud ja siis ma mõtlesin, et nii, sa pole nädal aega trenni jõudnud, mine nüüd käi, et sul on, vaatasin, kell on 5, eks ole, et sa jõuad normaalsel ajal veel, et mine käi. Ja lõpuks mõtlesin, ma ei tea, kas ma täna viitsin ja ikka lõpuks võtsin ja läksin ja pärast see tunne on nagu väga hea. Et selles mõttes see lause on väga õige, et kõige keerulisem sinna trenni mineku jooksul on see diivani pealt sinna esiukseni kõndimine, eks ole, et kui sa juba sealt saad riided selga, saad sinna saali, saad hakata sooja tegema, saad hakata oma trenniga pihta, siis see kuidagi, see kuidagi selline mitte viitsimine trenni teha või see nagu kaob jube kähku ära ja selles mõttes, et praegu ma võin küll öelda, et see on nii oluline osa minu elust, kogu see trenni tegemine, et ilma selleta ma nagu tunnen, see ikkagi annab sulle nii palju kuidagi enesekindlust ja rahulolu ja enesega rahulolu ja sa kuidagi oled, mis mina tundsin peale seda, kui ma sain nagu selle trennitempo omale sisse, igapäevaellu ja elurütmi sisse, ma tundsingi kuidagi seda, et ma hakkasin nagu iseendaga nagu paremini läbi saama ja ma muutusingi nagu enesekindlamaks ja kuidagi see distsipliin ka nagu muude eluasjade suhtes nagu kasvas. Et ikkagi ju selleks, et trenni minna, sul peab olema see enesedistsipliin, eks ole. Ja tegelikult, kui sa saad selle distsipliini kätte, siis see kandub ka sinu muudesse eluvaldkondadesse,
et selles mõttes ongi see ütlus terves kehas terve vaim nagu minu meelest väga õige, et see distsiplineerib ja kuidagi hoiab vee peal ja mulle on see kuidagi väga sobib see, et ma nagu selles mõttes ikkagi katsun seda jätkuvalt praktiseerida. Mulle väga meeldib see, et sa ütlesid, et just see sõna distsipliin, et noh, mina olen ka selline suur distsipliini fänn, noh, loomulikult, kui sa pead nagu distsipliinist lugu, see ei tähenda, et see sul alati võib välja tulla, aga sa ikkagi teadvustad seda endale, et väga paljud inimesed nagu, noh, räägivad, et oi, et noh, motivatsiooni ei ole, et mul on motivatsiooni vaja, ma lähen nüüd motivatsiooni kuskilt otsima, et noh, see võib nagu tulla ja minna, vaata, aga teisalt on ikkagi see, et alati ei tahagi minna ja noh, olles ise ka üle 10 või noh, tegelikult mina olen trenni teinud juba üle poole oma elust, et mingi 15-16 aastat, et ega ikka tekib olukordi ja vaata, et rohkemgi tekib neid olukordi, kus mõnikord ei ole minekut, aga ikkagi võtad selle kokku ja pärast oled ülimalt tänulik nii-öelda, et ma tegin ikkagi õige otsuse, vaata. Jah, no minu jaoks see motivatsioon, et mul ka nagu otseselt ma ei saaks öelda, et mul on, minu motivatsioon ongi see enesega rahul olemine. Et ma lihtsalt tean, et see on nagu kuidagi see, mis mind kannustab. Et kui ma teen selle trenni ära või kui ma olen nagu, mis iganes, kui ma olen nagu füüsiliselt rahul sellisega või sellisena, nagu ma olen, siis see ongi kuidagi see nagu minu motivatsioon, et ma teengi, ma ei tee seda trenni sellepärast, et nüüd kellelegi, et mis iganes, et nüüd on kellelegi seal muljet avaldada või mis iganes, mitte sellepärast, vaid ma teengi seda puhtalt iseenda pärast, iseendaga nagu, iseenda rahulolu pärast. Et see on see asi, mille pärast ma teen trenni, et mul ei ole kunagi vaja, et oi, et näiteks mul nüüd tuleb siin poole aasta pärast tuleb mingisugune äge reis, et et ma nüüd pean rannavormi saama või mis iganes või mul tuleb või mis iganes tuleb mingisugune saade, et ma pean nüüd selleks ajaks, oi, mul on vaja nüüd ennast vormi ajada. Ei, mul ei ole sellist asja. Et minu jaoks on oluline nagu see konstantne enesega rahulolu, et see on minu jaoks oluline, et mul ei pea olema mingit eesmärki selleks, et mõnel on vaja eesmärki, eks ole, mõnel, mis on, eks ole, kas on seal mingisugune suur võistlus tulemas, eks ole, või ma tean, et paljud, eks ole, ajavadki ennast nagu, et kas või Ironman on ju, et paljud ajavadki ennast nagu selleks, see on nagu nende eesmärk, et see ära teha, eks ole, mul endalgi parim sõber Andres Puusepp käis sellel aastal Ironmanil, väga tubli tegi selle ära, et tal oli ka nagu eesmärk, eks ole, trenni teha, aga minul on kuidagi nagu, natuke nagu teistmoodi, et mul ei ole vaja mingit eesmärki, et mul on lihtsalt see konstantne enesega rahulolu ja kui ma tunnen, et ma ei ole mingi periood, jälle mingi pikem periood, ma pole seda trenni teinud, siis ma juba jälle tunnen, et mul see rahulolu iseendaga hakkab nagu ära kaduma ja siis ma tunnen, et mul hakkab nagu see trennidistsipliin kaob ära, siis hakkad kuidagi muudes asjades hakkab ka see kuidagi see distsipliin nagu järgi andma ja siis sa hakkad jälle ütleme, et kui sa teed trenni, siis mul on kohe ka motivatsioon normaalselt toituda. Nii, ma tegin selle trenni ära, ma tahan korralikult süüa, ma ei taha nagu seda, et ma teen selle trenni ära, siis ma söön mingisuguse suvalise ebatervisliku toidu sisse, eks ole, ma nullin oma trenni nagu sellega ära, on ju. Et pigem siis mul ongi oluline, et kui ma teen selle trenni ära, et siis kui mul on sest nii-öelda trennidistsipliin sees, see rütm on sees, siis ma tean, et siis mul on ka toitumine korras. Et siis ma aga vaatan, mida ma söön ja jälgin, mida ma söön. Aga samas jälle, kui see trennidistsipliin kaob ära, siis hakkad kuidagi, tead, siis on see toitumisel lööd ka käega, ma võtan selle burgeri ja tead, ma võtan selle need friikad ja nagu, et siis on nagu, siis tuleb see ka kõik tagasi kohe. Jah, ja siis mingi aeg nagu jälle tekib see, et siuke nüüd on jälle, nüüd pole siin, et siis tekib jälle see enesega rahulolematus. Et jah, see on kuidagi oluline minu jaoks see trenn. See on oluline punkt jah, et kui mõista, et ma teen seda enda enesetunde pärast, enda tervise pärast, mitte niivõrd palju selle pärast, kui palju mul kuskilt välja punnitab musklit. Loomulikult see saab eraldi eesmärk olla, see on mõne inimese elustiil ja see sama Ironmani näide, et jällegi, et
kui sa tahad selle asja ära teha, siis see on ikkagi trenniga seotud eesmärk, on ju kehaline, aga et just need välised tegurid, et ma nüüd tahan selle asja jaoks või kellegi jaoks hea välja näha, et sa ei tee seda siis sellisel juhul enda pärast, et kellegi teise pärast, et võib-olla tõesti, tervis ikka võidab, eks ole, aga jah, ma olen sellega nõus, et trenn ei ole ainult nagu selline visuaal, vaid et ikkagi sa ju tõstad ja liigutad asju ja need protsessid sinu keha sees toimuvad, mis siis nii-öelda su tervist edendavad. Ja samas tegelikult ma ei saa ka öelda, et eks ole, et need inimesed, kes teevad nüüd mingi eesmärgi nimel, eks ole, et nemad nüüd kuidagi teevad valesti, eks ole, ei vastupidi, aga ongi ilmselt olemas nagu kahte tüüpi inimesi, et kes teebki kellel on vaja mingit nagu eesmärki, eks ole, selleks, et teha seda trenni. Ja siis on teised inimesed kuidagi, kes lihtsalt, nad on harjunud, see on nende elustiil, eks ole, see on nende igapäevane nagu osa, et mina nagu tunnen, et ma kuulun sinna teise gruppi, et kellel on see kuidagi juba, puht nagu enesehinnanguliselt nagu kuidagi vajalik seal trennis käia, et see kuidagi aitab jah, nagu sükest enesega rahulolu hästi kuidagi üleval hoida. Aga mingid mini-eesmärk ikka vast on, et ma tahan nii palju kordi nädalas käia või tahaks nagu selle järgmise raskusastmeni jõuda või mingid kilosid sa ka nagu tagasi ei aja? Otseselt ei, ma ei aja jah, et minu jaoks ei ole oluline see, et ma suudaks nüüd rinnalt suruda seal 150 või 200 kilo või suudaks seal rebida mingisuguseid suuri raskusi, et eks mul on ka öeldud ju, mis sa siin trenasööri peal siin jaurad, et tule meile sinna kangi tõstma, et vaata, sealt tuleb jõud, eks ole, et siin trenasööri peal sul ei tule mingit jõudu, on ju, et siis ma olengi öelnud, aga ma ei tahagi mingit jõudu, et ma tahangi lihtsalt olla nagu füüsiliselt vormis, minu jaoks ei ole oluline see, et ma rebiksin mingisuguseid 200 kiloseid kange kuskil, eks ole, omale pea kohale, see ei ole minu jaoks oluline, et minu jaoks oluline on lihtsalt see puht sükene visuaalne, füüsiline enese heaolu, ja mulle meeldibki teha, ma teengi seal omas tempos oma asju, neid, mis mulle teha meeldib ja minu jaoks ei ole oluline see, et ma nüüd saaks jube tugevaks seal, et mul oleks suured musklid ja suur ramm, et ei, see ei ole minu eesmärk, et minu eesmärk on olla süke fit ja sellises normaalses kaalus, normaalses toonuses, et see on nagu kõige tähtsam, ma ei aja mingisuguseid raskuseid taga, jah, et et nüüd ma kuu aja pärast, et täna ma siin, ma ei tea, rebin siin või tõukan 45 kiloga, et kuu aja pärast tahaks 55-ga lükata, võt sükest asja mul ei ole nagu, et ma pigem, jah, mul on see mingi oma rutiine treening, mida ma teen ja kuidagi, ma olen nagu pannud pigem tähele seda, et mida stabiilsemalt ja mida pikaajalisemalt seda nagu teed, et siis võib-olla isegi need raskused lähevad tegelikult iseenesest nagu suuremaks. Et kui sa ikkagi teed nagu stabiilselt, teed korralikult, teed regulaarselt, teed pikaajaliselt, siis niikuinii su keha, see vorm läheb kogu aeg nagu nii-öelda paremaks, tugevamaks, need raskused hakkavad iseenesest, sa paned neid iseenesest kogu aeg juurde, sa võib-olla ei mõtlegi selle peale. Aga muidugi jälle, kui jääb jälle mingisugune paarikuuline vahe sisse, eks ole, ja siis sa tuled jälle uuesti sinna saali ja siis sa hakkad nagu, siis ikka sa ei jõua, eks ole, sa ei jõua enam neid raskuseid võib-olla teha, mis sa siin mõned kuud tagasi tegid, kui sa olid nagu paremas vormis, eks ole. Et aga siuksed jah, mingisuguseid mini-eesmärke mul nagu otseselt ei ole, et pigem lihtsalt see, et oleks see konstantne selline siuke rutiin sees ja et oleks siuke rahulolu endaga. Kehale on lihtsalt koormust vaja, vahet pole on see kang või masin või hantel, et absoluutselt. Ega lihas ei saa aru ju, lihast tõmbab ainult kokku ja lahku, aga seda pinget, seda koormust on lihtsalt kehale vaja, et ta koos püsiks nii-öelda. Ei, absoluutselt jaa, et selles mõttes kuidagi minule nagu see jõutrenn sobib. Aga
Nii, oleme jõudnud lõpupoole, et üritame kuidagi hästi selle asja kokku võtta, mina küsiksin sellist asja, et me oleme rääkinud siis sellest musitseerimise poolest, artisti poolest, me oleme rääkinud trenni poolest, et mina alguses kohe, enne kui me nagu üldse kokku saime, hakkasin mõtlema, et need asjad on väga huvitavad, et kuidas nad kokku lähevad. Et kui sa oled nüüd tegelikult üksjagu trenni teinud ja siin saab ikkagi pidada selliseks tõsiseks ja regulaarseks treenijaks, kes pühendunult asja teeb, kas sa suudad välja tuua kuidagi, et kui palju nagu see treeningus ja kehaline aktiivsus on teeninud seda sinu erialast tööd, et jaksad sa laulda kõvemini või rohkem või pead vastu kauem või? See on väga hea küsimus, väga palju on aidanud, et ma ikkagi tunnen, et see on tohutult palju aidanud, et ikkagi, ütleme, minu repertuaaris on ka, ütleme, lood, mis võib-olla vokaalselt ei ole ka nagu kõige lihtsamad, ja see treening on ikkagi tohutult palju aidanud mind kaasa, ütleme, laulmises sul on ka vaja, eks ole, neid toelihaseid, eks ole, selleks, et sul oleks nii-öelda kopsudes rohkem õhku, sul on vaja, toelihased oleksid tugevad sest et mida kauem meil on kopsudes õhku, seda rohkem meil on võhma, seda kauem ja pikemalt me laulda suudame, eks ole. Ja ikkagi nende toelihaste, kui sul on ikkagi tugevad kõhu, selja, nimeruut lihased, siis nad on ikkagi väga suureks abiks sellele. Või seljalailihas, eks ole, on see, mis aitab tegelikult väga hästi nii-öelda siis hoida roide tavatuna, eks ole. Et selleks, et see õhk seal kopsus kauem püsiks, et see on nagu tohutult palju ikkagi aidanud ja see kuidagi see kvaliteet, esiteks sa jõuad palju rohkem, et sa kuidagi ei väsi ära ja ma ütleks, et need on nagu väga hästi teineteist täiendanud. Ikkagi see trenn ja see just see laulmine. Ma olen rääkinud ka oma heade kolleegidega, kes on samamoodi peale sportimist, nagu nad ikkagi tunnevad, et see on hoopis teine asi on, et see laulmine on ju ka ikkagi mingil määral selline füüsiline tegevus, eks ole, et sa oled seal laval, sa pead seal liikuma, sa pead, see laulmine ise on ju ka tegelikult niisugune nagu füüsiline tegevus, eks ole. Et sul on seal samamoodi lihased töötavad, toelihased töötavad, eks ole, et see kõik on, see annab niivõrd palju rohkem vastupidavust ja see on ikkagi tohutult kasuks tulnud. Ehk siis siit saamegi järeldada seda, et oled sa laulumees või oled sa jutumees või oled sa muidumees, trenni võiks ikka minna. Absoluutselt, ma arvan, et see see tuleb igas eluvaldkonnas kasuks, et ikkagi inimese keha on loodud selleks, et ikkagi seda liigutada ja ikkagi, et sellega tegeleda. Ja see on ikkagi omavahel nii seotud, see vaim ja füüsis, et ma ikkagi tunnen seda ma ei teagi, võib-olla ongi inimesed, ma ei usu, et on inimesed, kes ütlevad, et mulle ei sobi sport, või sa pead lihtsalt leidma selle õige spordi omale, eks ole, et sellega ma olen tõesti nõus, et on olemas inimesi, kes ütlevad, et mulle ei sobi need jõualad, mulle sobivad kestlusalad, eks ole, ja on jälle vastupidi, kes ütlevad, et mulle need kestlusalad, ma ei viitsi neid teha, eks ole, et ma tahan teha jõualasid. Et mina tunnen ka pigem seda, et ma just toon nagu paralleele nagu jooksmisega, et ma ei ole suutnud selle jooksmisega nagu üldse sõbraks saada, et koroona ajal ma käisin jooksmas ja ongi jooksed, siuke tunne nagu oleks juba et sa oled jooksnud, ütleme seal juba, ma ei kujuta ette, tund aega, eks ole, siis samas vaatad kella 10 minutit oled jooksnud, on. Aga see on jälle võib-olla, see on niisugune harjutamise asi ka, eks ole, et muidugi jooksmine on väga kindlasti väga super spordiala, aga ma ei ole nagu ise lihtsalt võib-olla saanud selle jooksmisega nii suureks sõbraks, et pigem mulle on nagu sobinud need jõualad rohkem, et on jälle inimesi, kes ütlevad, et näed, et mina ei suuda seal jõusaalis olla, mulle meeldib joosta, on ju, ja see ongi täitsa fine, et kuidas kellelegi, aga ma arvan, et ikkagi iga inimene võib-olla võiks leida mingisuguse spordiala, millega nagu tegeleda, et see on väga vajalik.
Ma just tahtsingi ennem küsida, et lõpetuseks anda mingi soovitus inimestele, aga sa just ütlesid selle Jaa, ära, et tead, leia oma. leia mingi oma spordiala, millega tegeleda ja noh, see tuleb kindlasti igat pidi kasuks, noh, nii tööalaselt kui ka eraeluliselt, et noh, et see on niivõrd tähtis tegelikult ikkagi leida see, võtta elus see aeg ja kuidagi pühendada see oma kehale ja oma kehaga tegelemisele, et tegelikult see suures laias pildis on see ikkagi, su keha tänab sind ja see on ikkagi suureks abiks ja noh, see on ikkagi väga-väga vajalik kindlasti. No ja ma arvan, et siin on igati sobilik ka punkt panna. Suured tänud, Ott, et leidsid aega, et siia tulla, mul oli väga huvitav, ma sain väga palju uut sinu kohta teada ja tõenäoliselt kuulajad ka, et Ott on lisaks lalumehele ka kõva trennimees ja tahate sama tublid olla kui Ott, siis minge ka trenni. Suur tänu kutsumast!